Microsoft tegi äsja $3 triljoni suuruse panuse tehisintellekti tööriistale, mida peaaegu keegi ei taha. Nad küsivad selle eest sinult $360 aastas, samal ajal kui sunnivad seda sinu arvutisse. Ja juriidiliselt ei peeta seda isegi oluliseks tarkvaraks. See on mõeldud ainult meelelahutuseks. Samal ajal otsivad miljonid kasutajad ühte asja. Kuidas ma selle kustutan? Sellepärast ei kasuta keegi Copilotit. 40 aastat on üks ettevõte ehitanud tohutu müüri sinu tööelu ümber. Kui sa töötad laua taga, siis elad Microsofti maailmas. Nende strateegia on lihtne. Luua hulk rakendusi, mis on nii olulised, et sa sisuliselt ostad õhku, mida kontor hingamiseks vajab. Aga nüüd need müürid hakkavad pragunema. 450 miljonist ärispetsialistist, kes kasutavad Microsoft 365, on vaid väike osa nõustunud maksma Copiloti nende uue tehisintellekti assistendi eest. Ettevõtte peakorterist tulevad numbrid on katastroof. Umbes 15 miljonit inimest on tasulise teenusega liitunud. 3,3%. See on nagu kutsuda 100 inimest revolutsioonile ja ainult 3 ilmuvad relvaga kohale. Copiloti turustati globaalse majanduse uue närvisüsteemina. See oli Microsofti ajaloos suurim hasartmäng ja nad panustasid valesti. Üha rohkem kasutajaid kohtleb seda vähem kui uuendust ja rohkem kui digitaalset parasiiti, mida nad kunagi ei soovinud. See on jahmatav lõhe selle vahel, mida juhatus soovib ja selle vahel, mida töötajad tegelikult teevad. Selle tagasilükkamise põhjuseks on nähtus, mida tuntakse funktsiooniväsimusena. Aastakümneid on Microsofti kasutajad harjunud ootama tarbetuid lisafunktsioone, mida nad pole kunagi soovinud ja mis aidlustavad nende süsteeme. Aga Copilot on ülim bloatware. See sööb RAM-i, kulutab ribalaiust ja nõuab pidevalt tähelepanu. Copiloti ikoon sinu tegumiribal on saanud sümboliks millelegi, mis võtab ruumi, kuid ei anna midagi vastu. Ja see viib murdepunktini, suure kasutajaliidese mässuni. Liikluse eemaldamisjuhiste veebisaitidel on hüppeliselt kasvanud. Kasutajad ei väldi mitte ainult uusi funktsioone, vaid otsivad aktiivselt võimalusi neist täielikult vabanemiseks. Just nende funktsioonide peale, mille Microsoft on miljardeid kulutanud. $30 eest kuus ootavad ettevõtted, et tööriist töötaks. Nad ootavad täpsust. Nad ootavad programmi, mis suudab nende andmetega hakkama saada ilma midagi välja mõtlemata. Ja see pole veel kõige hullem osa. Tegelik probleem on peidus otse silme all, maetud dokumenti, mida keegi pole isegi viitsinud lugeda. 2025 aasta oktoobris tuli Microsofti juriidiline meeskond välja šokeeriva uuendusega üksikkasutajate teenuse tingimustes. Väikese kirjaga on Microsoft selgelt öelnud, Copilot on mõeldud ainult meelelahutuslikuks kasutamiseks. Kasutage Copilotit omal vastutusel. Tõsi, $360 suurune aastane ettevõttepakett pakub paremat juriidilist kaitset, kuid sisuliselt töötab selle all täpselt sama mootor. Ja see ongi see osa, mida nad ei taha valjult välja öelda. Mäng on läbi. Miljonid inimesed on sunnitud kasutama oma arvutites tööriista, mida käsitletakse seaduslikult nagu mänguasja. Nad ütlevad sulle sisuliselt, ära usalda oma karjääri selle kätte ja kasutajad kuulevad. Recon Analytics andmete kohaselt kukkus soovitusindeks, mis mõõdab klientide rahulolu, kokku. Vaid 2 kuuga langes see negatiivsest 3,5-st lausa hävitava negatiivse 24,1-ni. Ärimõõdikute maailmas on NPS score -24 on tõeline hädaolukord. See tähendab, et toode tekitab aktiivselt kriitikuid ning nende inimeste protsent, kes tahavad sellest loobuda, ületab tugevalt nende arvu, kellele see tegelikult meeldib. Selle pahameele põhjuseks on tööpäevatest. Professionaalses keskkonnas peab iga tööriist, mis on mõeldud ajasäästmiseks, tõestama, et see ei raiska aega. Siin kukub tehisintellekt täielikult läbi. Loovinimesed ütlevad, et selle loodud tekst tundub tühi, robotlik ja selles puudub inimliku suhtluse nüanss. See toodab kõhedust tekitavat teksti, mille toimetamine võtab rohkem aega, kui selle nullist kirjutamine oleks võtnud. Tehniline personal leiab, et koodisoovitused on sageli valed või kasutavad aegunud teeke, sundides neid iga rida üle kontrollima. See on varjatud kulu, mida maksad, kui kasutad assistenti, kellele sa tegelikult ei saa loota. Kui pead oma assistendi igat sammu jälgima, siis sa ei kasuta autopilooti. Sa lihtsalt hoiad masinal silma peal. See toksiline suhe Copilotiga saavutas haripunkti, kui tutvustati meenutamise funktsiooni. Microsoft turustas seda kui sinu arvuti fotograafilist mälu, mis on loodud tegema iga paari sekundi tagant sinu töölauast ekraanipildi. Avalikkus nägi selles aga midagi palju tumedamat. See oli kingitus häkkeritele ja täielik privaatsuse lõpp. Turvauurijad tõestasid kiiresti, et see sinu kogu digielu hetkepilt salvestati lihttekstina. See tähendas, et igaüks, kellel oli sinu arvutile ligipääs, ükskõik kui väike, võis varastada kõik sinu paroolid, kõik privaatsed vestlused ja iga panga väljavõtte, mida sa kunagi vaatasid. Tagasilõõk oli nii tugev, et Microsoft pidi selle funktsiooni eemaldama ja seda ümber tegema, et meeleheitlikult oma mainet päästa, kuid kahju oli juba tehtud.
Kui sa sunnid jälgimisvahendi peale 450 miljonile inimesele ja maskeerid selle assistendiks, siis see ei tekita kasutajates huvi. Kasutajad on hakanud omaenda operatsioonisüsteemi vaenlasena nägema ja sellepärast võidab kustutamisnupp. Inimesed mõtlevad, kas masin töötab nende heaks või raporteerib nende kohta. Siin muutub tarkvaraline läbikukkumine tööstuslikuks surmaspiraaliks. Et mõista, miks Microsoft paanitseb, pead sa vaatama kaugemale koodist ja ikoonidest. Sa pead vaatama füüsilist maailma. Iga 90 päeva tagant annab Microsoft teada oma kapitalikuludest ehk CapExist. See on raha, mida nad kulutavad füüsilistele osadele, maale, hoonetele ja riistvarale. Viimases kvartalis ulatus see $37,5 miljardi. See on 66% võrra rohkem kui aasta tagasi. Nad põletavad raha tohutu kiirusega. Microsoft kulutab igal aastal piisavalt raha, et ehitada 100 Burj Khalifat. Microsoft ei ehita pilvelõhkujaid, nad ehitavad uut arvutite tsivilisatsiooni. Nad ostavad sadu tuhandeid GPU-sid ja need on kallid, $30,000 tükk. Neid on raske leida ja need lähevad nii kuumaks, et võivad sulada, kui neid ei jahutata tohutute tööstuslike ventilaatorite ja miljonite gallonite veega. Peaaegu igas teises äris ajaloos ehitatakse pakkumine üles, sest nõudlus on juba olemas. Aga Microsoft on selle loogika pea peale pööranud. Nad ehitavad inimkonna ajaloos suurimaid tehaseid publikule, kes on juba huvi kaotanud. Me oleme tunnistajaks arvutikuumituslinnade loomisele. Hiiglaslikud, kallid laod, mis on täidetud sumisevate masinatega ja ootavad kasutajaid, kes ei saabu kunagi. Aga Microsoft suudab selle raha endale lubada. Nende vigade eest maksab kogu maailm. Andmekeskused on kõige energiakulukamad rajatised, mis eales ehitatud. Põhja-Virginias, maailma andmekeskuste pealinnas, hakkab kohalik elektrivõrk juba järele andma. Võrk ehitati kodudele ja haiglatele, mitte miljonitele GPU-dele, mis luuletusi välja mõtlevad. Selle tõttu näevad inimesed, kuidas nende kommunaalarved tõusevad, kuna energiafirma pingutavad, et tehisintellekti kullapalaviku jaoks infrastruktuuri uuendada. Microsoft on muutunud nii meeleheitlikuks elektri järele, et sõlmis lepingu 3 Mile Islandi tuumaelektrijaama taaskäivitamiseks. See on koht, kus toimus USA ajaloo kõige tõsisem tuumaõnnetus. See üks ettevõte tarbib nüüd rohkem elektrit kui paljud väikesed riigid ja mille nimel? Recon Analyticsi uuring hõlmas 150,000 kontoritöötajat Ameerika Ühendriikides, kellel on tasuline Copiloti litsents. Tulemused olid õudusunenägu juhatuse jaoks. Ainult 35,8% neist inimestest avab ja kasutab seda tööriista regulaarselt. Tehnoloogiamaailmas nimetatakse seda riiulitarkvaraks. See on toode, mille ettevõte ostab, paneb digitaalsele riiulile ja ei puuduta seda enam kunagi. Võrrelge seda ChatGPT-ga, kus üle 83,1% inimestest, kes maksavad ettevõtte litsentsi eest, avavad rakenduse iga päev. Microsoftil on tooted olemas. Neil on Windows, neil on Word ja Excel. Nad panid Copiloti nupu otse sinu teele. Lihtsamaks enam minna ei saa. Ja ometi pole kellelgi selle jaoks aega. Töötajad eiravad seda nuppu ja avavad eraldi brauseri vahelehe, et kasutada teiste ettevõtete tasuta tööriistu. Vaikimisi paigutus pidi sundima inimesi seda kasutama. Selle asemel tekitasid nad vaikse mässu. Microsofti peakorteri kulisside taga on paanika jõudnud murdepunktini. Nad saavad aru, et nende enda tehisintellekt ei pruugi olla piisavalt tark, et võita. Viimased 2 aastat oli lugu lihtne. Microsoft ja OpenAI olid liidrid. Neil oli ainulaadne eelis, kuid see ajastu on ametlikult läbi. Microsoft on ametlikult alustanud Anthropicu Claude'i integreerimist Copiloti. Kuigi PR-tiim väidab, et see on lihtsalt kliendi valiku võimaluste pärast, on tegelik põhjus see, et nende enda OpenAI GPT-l põhinevad süsteemid ei läbi olulisi täpsusteste. Claude'i kaasamisega loodab Microsoft, et kellegi teise aju suudab nende brändi päästa. See on nagu Coca-Cola tunnistaks, et nende salaretsept lihtsalt ei maitse enam hästi, nii et nad hakkasid natuke Pepsit juurde segama, et inimesed ikka edasi joovad. Copiloti uurijaagendis koostab GPT nüüd vastuseid, samal ajal kui Claude kontrollib täpsust, täielikkust ja viiteid. Microsoft väidab, et see Frankensteini-laadne lahendus annab süvauuringutes 13,8% paranduse, kuid isegi selle parandusega püsib põhiprobleem alles. Iseseisev Copilot ei sobinud lihtsalt professionaalseks tööks. See multimudeline lähenemine on otsene tõend. Microsoft veetis aastaid reklaamides oma eksklusiivset OpenAI ligipääsu kui võitmatut eelist. Nüüd laiendavad nad seda Claude Sonnet 4 ja Opus 4,1 Copilot Studio ja Researcheri platvormidel. Nad loodavad, et konkurent suudab päästa toote, mille eest nad küsivad lisaks $30. See on vaikne tunnistus, et ettevõtte ajaloo kõige tähtsam toode ei ole iseseisvalt piisavalt hea. Töötajad teavad seda juba niigi. Kui neil on valik, valib ainult 8% Copiloti. Nad klikivad sellele väikesele sinisele ikoonile vähem kui kunagi varem ja otsivad endiselt alternatiive.
kroon libiseb peast ja ükski mudelite segamine ei suuda seda varjata. Revolutsioon, mille peale Microsoft panustas $150 miljardit aastas, lükatakse tagasi iga pettunud klõpsuga. Microsoft kaotab 11 ühe vastu just neis kontoritarkvara pakettides, mille nad ise lõid ja müüvad. Mida rohkem inimesed seda kasutasid, seda vähem neile see meeldis. See uus mänguasi kaotas oma sära üsna kiiresti. Alles jäi tööriist, mis lisas igale ülesandele lisasamme. Just sellepärast on see 8% näitaja Microsofti jaoks nii hirmutav. Need on inimesed, kes peaksid tehnoloogiat armastama. Kui isegi nemad pööravad selja, on toode tõsises hädas. Mitmimududeliline allaandmine on meeleheitlik katse seda parandada, kuid see tekitab veelgi rohkem segadust. Ühel päeval kõlab sinu tehisintellekt nagu üks inimene ja järgmisel päeval nagu keegi teine. Toon muutub, kvaliteet muutub, usaldus langeb veelgi. Paljud hakkavad tundma, et tehisintellekti mesinädalad on läbi saamas. 2 aastat rääkisid kallid konsultandid igale tegevjuhile maailmas, et nad peavad selle revolutsiooniga kaasa minema või vaatama, kuidas nende ettevõte sureb. Nad kulutasid miljoneid dollareid litsentsidele. Nad sundisid oma töötajaid lõpututel koosolekutel istuma. Nad uskusid kogu seda haipi. Aga nüüd jõuavad andmed kohale. MIT teadlased lõpetasid hiljuti suure uuringu nende suurte ettevõtete tehisintellekti projektide kohta. Nende raport nimega Gen AI Divide paljastab karmid reaalsused. 95% neist ettevõtete tehisintellekti projektidest ei toonud juurde mitte ühtegi lisadollarit kasumit. Selle läbikukkumise matemaatika on lihtne. Igasugune ajavõit, mille töötaja tehisintellekti abil saavutas, kadus kohe, sest nad pidid kulutama aega masina vigade parandamisele. Meeskonnad veetsid hommikud käskluste kirjutamisega ja pärastlõunad kõrgepalgaliste toimetajatena masina jaoks, mis ei suutnud läbida isegi lihtsat kvaliteedikontrolli. Rand Corporation leidis sama mustri. Nende teadlased avastasid, et need tööriistad ei sobitu tegelikult sellega, kuidas päris töö toimub. Päris tööd on segased, need nõuavad sügavat konteksti ja täielikku usaldust. Tehisintellekt ei paku kumbagi. See pakub interneti üldist keskmist, mis on harva see, mida kõrgete panustega professionaalne töö nõuab. Kui võrrelda Copiloti selle konkurentidega, muutub selle kokkuvarisemise põhjus veelgi selgemaks. Enamik professionaale kohtab nüüd Copilotit nagu tehisintellekti Internet Explorerit. Nad kasutavad seda ainult seetõttu, et see on juba olemas. Tavaliselt sellepärast, et nende IT-osakond sundis neid seda kasutama. Aga kui nad tahavad tõelisi tulemusi, lahkuvad nad Microsofti ökosüsteemist täielikult. Claude'i kirjeldatakse sageli kui inimlikumat ja täpsemat oma arutluskäigus. ChatGPT Enterprise pakub andmete kontrolli ja kiirust, millega Microsofti pealesunnitud integratsioon ei suuda võistelda. Töötajad valivad eraldi brauseri vahelehe avamise ja maksavad ise oma tööriistade eest, selle asemel, et kasutada tasuta tööriista, mille Microsoft nende tegumiribale paigutas. Kuid kõige tõsisem oht peitub finantsnäitajates ja see peaks iga Microsofti investori öösel ärkvel hoidma. Peaaegu pool Microsofti pilvetulevikust sõltub nüüd ettevõttest, mis ei ole Microsoft. Umbes 45% tema ülejäänud pilvekohustustest on seotud OpenAI-ga, muutes ühe maailma suurima tehnoloogiahiiglase sisuliselt ühe idufirma edu kõrgete panustega partneriks. Microsoft on sisuliselt pannud poole oma varast mängupartneri peale, kes põletab raha rekordkiirusel. Kui OpenAI komistab või kui turg saab aru, et need mudelid ei suuda kasumit teenida, siis Microsofti väärtus ei kuku lihtsalt, vaid variseb kokku. Microsoft on sidunud oma maine, riistvara ja pilvetuleviku klahviga sinu klaviatuuril, mida enamik töötajaid üritab peita või kustutada. Nad rajavad $3 triljoni suuruse impeeriumi meelelahutustarkvara vundamendile. Iga kord, kui töötaja parem klõpsab selle Copiloti ikoonil, et see oma ekraanil peita, osaleb ta suurimas tarbijate tagasilükkamises tehnoloogia ajaloos. 3,3% konversioonimäär on sein, millest Microsoft üle ei saa. 95% ebaõnnestumismäär on auk, mida nad täita ei suuda. Suur tehisintellekti revolutsioon pidi olema hetk, mil me liigume tulevikku. Selle asemel sai sellest $37 miljardi suurune õppetund selle kohta, mis juhtub siis, kui ettevõte on liiga suur, et oma kasutajaid kuulata. Andmekeskuste ventilaatorid pöörlevad endiselt. Serverid sumisevad endiselt, kuid kontorid on vaiksed. Kasutajad on edasi liikunud, nad on oma arvutid tagasi võtnud. Ja kui numbrid laekuvad, jääb üle vaid vaadata, kui kaua muil veel venida suudab enne, kui see lõhkeb. Peale sunnitud tehisintellekti ajastu on läbi. Ja kui kasutajad lahkuvad, algab tõeline järelmõju suletud uste taga. Lepingud seatakse kahtluse alla, partnerlussuhted pingestuvad ja tehnoloogia maailma suurim liit näib äkitselt palju hapram kui tõusuteel olles. Mis siis juhtub, kui ettevõte, mis rahastab tehisintellekti buumi, hakkab tehingut ümber hindama? Uuri, kuidas massiivne Microsofti lahkuminek viib OpenAI ja ChatGPT igaveseks pankrotti viia või vaata seda videot.